Vaid loetud päevade jooksul maa eri piirkondades on registreeritud nähtusi, mida veel hiljuti peeti haruldasteks ja anomaalseteks. Neid ühendab mitte ainult ulatus, vaid ka ajastus, kõik need toimuvad peaaegu samaaegselt. Tuhk Kolumbia kohal, valgussambad troopikas, tornaadod ja tormid Lõuna-Ameerikas, üleujutused USA-s ja äärmuslikud ilmaolud Venemaal. Kuid viimase nädala kõige šokeerivam uudis ülemaailmses meedias pälvis vähe tähelepanu. Usume, et on väga oluline see uudis laiema avalikkuse ette tuua ja peagi te saate aru, miks see puudutab meid kõiki. USA. Kaheksandast 12. detsembrini Washingtoni osariiki räsis võimas atmosfäärijõgi. 3 päeva jooksul Kaskadi ja Olympicu mägedes kohati sadas maha üle 450 mm vihma, mille tõttu toimunud kümnete jõgede samaaegne üleküllus ja mis omakorda põhjustas ühe läbi aastakümnete hullemaid üleujutusi. Osariigi lääneosa mitmes maakonnas vesi tõusis tasemeteni, milliseid meteoroloogide hinnangul ei tohiks esineda rohkem kui üks kord sajandis. Kuulutati välja üldosariigiline eriolukord. Ligi 100 000 jõgede ääres elavat inimest sattusid ohtu. Inimestel paluti evakueeruda kõrgematele kohtadele, kus olid rajatud ajutised varjupaigad. Tormi ränkraske löök tabas neid piirkondi, mis alles taastuvad 2021. aasta laastavatest üleujutustest. Sumasi linnas veetase tõusis 4,5 meetrini. Päästjad kasutasid üleujutatud hoonetest inimeste päästmiseks täispuhutavaid paate ning mitmeid perekondi tuli helikopteri abil katustelt evakueerida. Rekordiline vihmasadu Kingi maakonnas põhjustas 2 tammi purunemise. Arvukad maalihked ja kivivaringud blokeerisid mäekurusid ja maanteid, sealhulgas Interstate 90 lõike. Tugevad tuuleilid, mille puhanguti oli üle 170 km/h tunnis, murdsid puid ja elektriliine, kahjustasid hooneid ja blokeerisid juurdepääsuteid. Päästeoperatsioonidele oli kutsutud appi rahvuskaart ja 100 kaardiväelased vaatasid läbi kodusid kõige haavatavamates piirkondades ning olid abiks evakueerimisel. Ametlike teadete kohaselt on kinnitatud ühe inimese surm, mees uppus, kui üritas üleujutatud teelt läbi sõita. Atmosfäärijõgi mõjutas ka naaberriike. Idahole 24 tunni jooksul sadas maha umbes 165 mm vihma, mis omakorda põhjustas äkilisi üleujutusi ja vajas päästeoperatsioonide läbiviimist. Montana loodeosas Libby linna ümbruses paduvihmad hävitasid vähemalt 4 silda ning ujutasid üle sõiduteid ja maju. Osariigi kuberner kuulutas piirkonnas välja eriolukorda. Ulatusliku üleujutuse põhjuseks lisaks tohutule sademete hulgale peitub ka tavaliselt atmosfäärijõgedega kaasnevas soojas õhus, mis mägedes sulatab lumekatte ja suurendab veevoolu juba niigi ülepaisunud jõgedesse ja ojadesse. Argentiina. 11. detsembril Santa Fe provintsi keskosa samaaegselt tabasid 2 tornaadot. Carcará ja Cada de Gmesi valdades torm rebis majadelt katuseid maha, juuris välja puid ja tuhanded elanikud jäid elektrita. Tormiga kaasnes tugev vihm ja rahe, mis veelgi süvendasid selle mõju. 14. detsembril Catamarca provintsi tabas võimas torm. Tugevad tuuled ja vihm tekitasid iga-aastase Feria del Patio jõuluturu toimumiskohale ulatuslikku kahju. Tuuleilid rebisid maha presente, lükkasid ümber ehitisi ja telke ning kahjustasid lava, müügipaviljone ja toidulette. Varustus ja kaubad said veekahjustusi ning osa toimumiskohast ujutas üle. Kolumbia.
13. detsembril Edela-Kolumbias asuv Purase vulkaan purskas välja tiheda tuhapilve, muutudes järjekordseks viimase püsiva aktiivsuse episoodiks, mis on kestnud mitmeid nädalaid. Vulkaan on regulaarselt tootmas tuhka 4–9 korda päevas, millega kaasneb intensiivne degaseerimine ja seismiline aktiivsus, mis on seotud fluiidide liikumisega vulkaanilise ehitise sisemuses. Vääveldioksiidi heitkogused püsivad endiselt kõrged ja neid registreeritakse satelliitide abil. Gaasiloor erinevatel päevadel on ulatunud 150–300 kilomeetrini vulkaanist. Chapio küla ja teiste asulate elanikud teatasid tugevast väävlilõhnast. Samal ajal kraatripiirkonnas fikseeritud temperatuuri tõusu, mis on seotud kuumade gaaside eraldumisega. Kasvava aktiivsuse tõttu 29. novembril Kolumbia geoloogiateenistus Purase tõstis häiretaseme kollaselt oranžile. Vulkaani ümbrus on valdavalt asustatud põllumajandusega tegeleva kogukondadega. Peale häire andmise alustati ettevalmistusi umbes 400 kohaliku elaniku evakueerimiseks, kuid protsess osutub keerulisemaks. Paljud pered kõhklesid oma kodudest lahkumast, kartes oma kariloomade, lindude ja põllukultuuride oma elatusvahendite aluse turvalisuse pärast. Väärib märkimist, et alates aastast 1400 on Purases dokumenteeritud vähemalt 51 vulkaani väljapurset. Viimased märkimisväärsed väljapursked toimusid märtsis 1977 ja alates aastast 2021 eksperdid on registreerinud järkjärgulist, kuid pidevat aktiivsuse kasvu, eriti sel aastal. Brasiilia. Alates 8. detsembrist Brasiilias möllas võimas ekstratroopiline tsüklon. Selle aeglane ja ettearvamatu liikumine põhjustas ohtliku ilma püsimise mitme päeva jooksul. Rio Grande do Suli osariiki tabas tornaado, mille tuule tugevuseks meteoroloogid hindasid F2 kategooria alumist piiri. Tuhanded inimesed jäid elektrita. Ligikaudu 60 maja katused hävisid täielikult või osaliselt ning kohalik kirik, kool, tervisekeskus ja mitu veinitehast said tõsiselt kahjustada. Tuuled olid nii võimsad, et lükkasid ümber suuri metallist veinimahuteid. Järgmisel päeval tsüklon tõi endaga kaasa intensiivse vihmasaju. Mõnedes osariigi linnades 36 tunniga sadas maha 2–3 sademete hulka. Rannikulinn Osrio koges oma ajaloo üht hullemat üleujutust. Veetase tõusis ebatavaliselt kiiresti, jõudes nendesse piirkondadesse, kus polnud varem kunagi üleujutusi olnud. Santa Catarina osariigis vaid 24 tunniga kohati sadas maha üle 150 mm vihma. Palhose vallas äkilise üleujutusega pühkis minema auto. Autos viibisid abielupaar ja nende 1-aastane laps. Kõik 3 traagiliselt hukkusid. Paduvihmad halvasid transpordi, kusjuures osariigi peamistel maanteedel tekkisid kogunenud vee tõttu mitmete kilomeetrite pikkused liiklusummikud. 10. detsembril, kui tsüklon liikus edasi Atlandi ookeani ranniku poole, ta vallandas riigi lõuna- ja kagupoolsetes osariikides tugeva tuule, 5 neist puhangud ületasid 100 kilomeetrit tunnis. Osariigi pealinnas São Paulos tuul murdis maha umbes 500 puud, vigastades 4 inimest. Suur São Paulos jäi elektrita üle 6 miljoni kliendi, mis omakorda viis veevarustuse katkestamiseni. Ilmastikuga seotud kaos Congonhase ja Guarulhose lennujaamades viis sadade lendude tühistamiseni. Meteoroloogid märgivad, et see oli São Paulo pealinna jaoks ebatavaline sündmus, kuna linn on harjunud lühiajaliste tugevate tuultega tormide ajal, kuid mitte mitmetunnisete tugevate puhangutega. Kokku hukkus loodusõnnetuses üle riigi 6 inimest, mille põhjustasid paduvihmad, tuuled ja maalihked. Ei eksperdid ega kohalikud elanikud ei osanud detsembris, lõunapoolkera suvel, nii võimsat tsüklonit oodata. Pealegi tugevnevad sellised süsteemid tavaliselt ookeani kohal ja nõrgenevad maismaa kohal. Sel korral aga juhtus vastupidine, tsüklon saavutas oma haripunkti mandri kohal ja rõhk selle keskmes langes 992 hektopaskalini, mis on aastakümnete jooksul üks madalamaid väärtusi.
Kannatada saanud piirkonnad polnud veel ekstratroopilise tsükloni mõjudest taastunud, kui 12. detsembril neid tabas uus raskete ilmastikutingimuste laine, mis tõi endaga kaasa tugeva tuule ja paduvihma. Tormi kulminatsiooniks osutus 15. kuupäev, kui külm front põrkas kokku intensiivselt soojenenud õhuga, sünnitades koletuid torme, mille kiirus ulatus kuni 130 kilomeetrini tunnis. Torm mõjutas enam kui 54 omavalitsust, taas jättes tuhandeid elanikke elektri ja veeta. Porto Alegres langevad oksad vigastasid inimesi, Cruz Altas aga tuul rebis katuseid maha ja murdis puid. Guaybas varises kokku 24 meetri kõrgune kuju, mis imiteeris Ameerika Ühendriikides asuvat Vabadussammast. Tai 12. detsembri õhtul Tais asuva Phuketi provintsi elanikud nägid troopilistel laiuskraadidel äärmiselt haruldast atmosfäärinähtust, valgussambaid. Taevasse ilmusid vertikaalsed valguskiired, mis näisid õhus rippuvat ja kõrgele taevasse ulatuvat. Sarnane nähtus oli provintsi kohal varem ilmnenud selle aasta aprillis. Tasub märkida, et valgussambad on tavaliselt iseloomulikud külma kliimaga piirkondadele, kus õhu põhjakihis moodustuvad jääkristallid, mis peegeldavad valgust ja loovad optilise efekti. Seetõttu peetakse nende ilmumist troopilistes riikides enneolematuks. Allatra globaalse uurimiskeskuse eksperdid hoiatasid selle pealtnäha ilusa, kuid äärmiselt murettekitava nähtuse eest juba üle 2 aasta tagasi. Erinevalt tavalistest valgussammastest näeme nüüd ebatüüpiliste magnetanomaaliate ilmnemise tagajärgi, mis põhjustavad meie planeedi magnetvälja joonte äärde eredate valgussammaste rühma ilmumist, mis viitab magnetvälja katastroofilisele nõrgenemisele. Maroko. Torm Emilia tabas Marokot 13. detsembril, tuues endaga kaasa lumesaju, tugevaid tuuli, äikesetorme ja paduvihma. Olukorda süvendas 7-aastane põud, mille tõttu maapind vaevu imab niiskust, põhjustades vihmavee kiiret pinnapealset voolu, pühkides minema kõike oma teelt. Kõige traagilisemad sündmused leidsid aset 14. detsembril Safi ranniku provintsis. Piisas vaid 1 tunnist tugevat vihmasadu, et üle ujutada provintsi pealinna elamurajoone, vanalinna, poed ja tööstuspiirkondi. Bab Shaba ajaloolises linnaosas, mille üle lookleb jõgi, sadas maha 37 mm vihma, põhjustades arvukalt inimohvreid kaupmeeste ja töötajate seast. Torm kahjustas 10 hooneid ja infrastruktuuri. Mõned elanikud jäid oma kodudesse lõksu ja vajasid kiiret abi. Tormis sai vigastada 10 inimesi, kellest paljud olid alajahtunud. Traagiliselt hukkus 41 inimest. Venemaa. Alates 13. detsembrist Saratovi oblast Venemaal on olnud võimsa talvetormi haardes. Hüdrometeoroloogia keskuse andmetel maksimaalsed tuuleilid ulatusid 29 kilomeetrini tunnis. Synoptikud märgivad, et nii tugev torm on piirkonna jaoks äärmiselt ebatavaline. Elekter katkes 205 asulas ning said kahjustada elektri- ja gaasiliinid. Mõnes piirkonnas jäid inimesed mitmeks päevaks ilma elektri, vee ja kütteta. Saratovi linnas 24 kilomeetri tunnis puhuv tuul rebis maha katuseid, murdis üle 130 puu ja lükkas maha reklaamtahvleid. Ooperi- ja balletiteater ning muuseum said kahjustada. Teatriväljakul torm lükkas ümber peamise näärikuuse ja pillutas laiali pühade kaunistusi. Engelsi linnas tuul rebis osa linnahaigla katusest maha. Torm põhjustas transpordikollapsi. Lumetormi, liiklusõnnetuste ja tuisuvallide tõttu liiklus 6 föderaalsel maanteel oli piiratud. Sajad autod jäid lumme lõksu.
Mõned sõidukid olid maetud peaaegu katuseni ning inimesi evakueeriti jalgsi peaaegu nullilähedase nähtavusega. Päästjad evakueerisid üle 200 inimese, sealhulgas lapsi. Aleksandrovkai külas torm nõudis ka ühe elu. Mees hukkus autos, millele peale langes post. Planeedil toimuvaid kliimamuutusi jälgivad vaatajad ei saanud mitte märgata, et 2025. aastal kataklüsmid justkui väljunud uuele tasemele. Need muutusid võimsamateks, ulatuslikumateks ja praktiliselt pidevateks. Inimesed olid sunnitud evakueeruma 3–4 korda kuus, loodusjõud korduvalt hävitanud nende kodusid ja vara, andmata aega taastumiseks või toimuva mõistmiseks. Selle uue taseme kataklüsmide kõige ilmsemaks näitajaks oli seismilise aktiivsuse järsk suurenemine, maa astus uude faasi. Ja sel aastal me nägime mitmeid geodünaamilisi rekordeid ja anomaaliaid. Myanmaris toimunud võimas 7,7 magnituudine maavärin põhjustas hävingut ja inimelude kaotust 1000 kilomeetri kaugusel allikast. Venemaal Kamtšatkal toimus 8,8 magnituudine megamaavärin, millele järgnes terve rida anomaalseid järeltõukeid, mis kestavad siiani. Hiljutised 7 ning 7,6 magnituudised maavärinad, mis toimusid Kanadas ja Jaapani ranniku lähedal vähem kui 2-päevase vahega, pole samuti kokkusattumus. Eksperdid seostavad neid sügavate geodünaamiliste protsessidega, mis peegeldavad Siberi magma survet maakoorele. Pärast põhjalikku andmeanalüüsi Allatra teadlased jõudsid lohutamatu fakti järeldusele. Siberi magma ohutu degaseerimise võimalus on käest lastud. Selline kontrollitud degaseerimine oleks vähendanud survet litosfäärile, eemaldanud ohutult liigse magma ja jahutanud Siberi all asuvaid maakoore alumisi kihte, andes inimkonnale aega ja võimaluse keskenduda teistele kasvavatele planeediohtudele. Kahjuks globaalne kogukond ignoreeris seda välja pakutud lahendust. Selle tulemusel on kaotatud aeg, mis oli vajalik selle protsessi eelseireks, detailseks uurimiseks ja keerukaks inseneritööks ja selleks vajalik ajavahemik pole päevad ega kuud, vaid aastad. Geodünaamilise aktiivsuse praegune tase näitab, et meil pole enam seda aega ja iga katse sekkuda mõne aasta pärast võib vaid käivitada plahvatusliku ja katastroofilise stsenaariumi. Jah, Allatra teadlased ei anna alla, nad usuvad endiselt, et leiavad just selle lahenduse. Sest lõppkokkuvõttes, mille muu eest tasub võidelda, kui mitte oma enda elu eest.